Nii tänavatel kui sotsiaalmeedias näeme võistlust. Kellel kõige uhkem auto, kellel kõige kallim kott. Üks luksusbrändi käekott võib täna julgelt maksta 2 keskmist kuupalka. On palju, mida endale lubada ei saa või ei taha. Aga täna võtame ühe hakkaja Eesti kondiitriga kätte ja teeme peene käekoti tema koduköögis. Teeme selle nii, et söödavad on needid, lukk ja muster ning välimuse järgi ei pruugi kohe aru saadagi. On see kott või on see tort? This is a bowling ball and this is a cake. Nii nagu ühes Netflixi sarjas lastakse ka sotsiaalmeedia videotes meil arvata, kas tegu on päris eseme või hoopis tordiga. Üllataval kombel on seda väga keeruline teha, sest koogimeistrid on ütlemata osavad. Need kaadrid on vägevad, aga sageli jõuavad meieni kaugelt üle ookeani. Kuid tegelikult tehakse realistlikke torte ka meie kodumaal ja ühe sellise tegija leiame Tallinna külje alt Meriväljalt. Eesti naine, kelle suureks huviks on just sellised tordid, pani aastaid tagasi õpetajaameti maha ja astus kondiitrimaailma. Kuna saabumas on vabariigi pidupäev, siis vaatame, milliseid imevidinaid on võimalik tordis teha. Mida kõige rohkem üldse küsitakse, kui me räägime sünnipäeva magusast tordist? No kõige traditsioonilisem on ikka küpsisetort. Küpsisetorti? Ja siis nagu need arvutimängud tänapäeval on, kõik need teemad, need pildid tulevad sinna peale. Kuid tellimusi on väga erinevaid. Kui täna teeme tordiks ühe luksuskoti, siis Diana on saanud teha tosse, soni, boksikinnast ja isegi pappkarpi. Ja need kõik on söödavad ja kreemise sisuga. Inimesed järjest rohkem leiavad üles kodutegijad. Need poetordid kas hakkavad juba ära tüütama või petutakse, siis lihtsalt ikkagi otsitakse internetist midagi muud. Mees ostis kohupiimakooki ja selles kohupiimakoogis oli 3% sees kohupiima. Palju reaalselt peaks olema? No ma arvan, et võiks ikkagi mingi 60% vähemalt kohupiima olla. Seega, kui tahta ohtra kohupiimaga ausat torti ja veel enda unistuste järgi, tasub pöörduda väiketootjate poole, kes pidupäeva tordi nullist kokku panevad. Diana on valmis teinud pistaatsia ja marjakreemidega tordipõhja ja nüüd hakkame sellest meisterdama Gucci käekotti. Mulle jääb vastutusrikas töö, et aidata kaasa, et valges tordimäest saaks realistlik käekott. Kust kohast ise tänapäeval õpib sükest asja? YouTube! See on kõik ise õpitud. On tordikoolitused, kus pannakse tort kokku, õpetatakse kaunistama. No sellised pisiasjad, need on kõik ise on vaja õppida. Kuulust riib, kõik brändi fännid praegu juba tunnevad kaugelt ära selle värvikombinatsiooni. Üle 100 aasta vana Gucci bränd on juba visuaalselt nii tugev, et paljud tunnevad selle värvide järgi ära. Rohepunane triip ja G-tähtedest monogramm. Gucci küsib raha ja mitte vähe. See on nüüd päris Gucci muster. See on juba söödav asi. Ja, see on söödav, see on suhkrupaberil välja prinditud. Küsisid endale tööd, siis lõikas see alumine äär siit ilusti ära. See on tavaline printer, värviline printer, aga sees on toiduvärvid. Ta on nagu sükest väikest vineerilaastu, üritaks närida. Ta lõpuks tõmbab selle niiskuse endale sisse ja siis ta läheb palju pehmemaks. Nii, mul käsi väriseb. Kook on Gucci nahkse mustri peale saanud ja nüüd hakkame lisama detaile, mis sellest tordist koti teevad. See oleks nagu õmblustöö kohast. Kui pikad ribad peavad tulema, 36 sentimeetrit. Teeme sellised asjad nagu õmblused peale. Võtame näiteks selle. Siukse ogalise asjanduse ja siit äärest ilusti mõnusa survega aeglaselt, et tuleks ilus sirge õmblus. Kas see on nüüd tordi tööriist konkreetselt? Jaa, see on konkreetselt just nende samade asjade jaoks. Kas valmis kujul siukseid asju ei müüda kuskil? Nahapoest võib leida. Meister on nipid ette näidanud ja teen ka oma katse, sest midagi hirmkeerulist selles töös esialgu ei paista. Nii, ja ta peab olema hästi õrna vahega. Jah, hästi väike vahe. Ja tugevalt või õrnalt? Keskmiselt. Ma juba võtan siit taigna kaasa. Hoian kinni. Nii, jah. Nii, ja lähen edasi. Juutas. Vähem natukene, ma vaatan läbi vajutad juba.
Kuulge, teate, see ajab mind kohutavalt pingesse, ma juba tegin siin niimoodi. Ütleme siis, et on võlts kutsikott, viltuse tõmblused tulevad. Muidugi vajab üks kott veel lukku, sangasid ja logo. Need kõik on tehtud suhkrumassist ja Diana peene käsitööna. Siin on lukk, mille ma eile valmis tegin ja see on nüüd vaja liimida samamoodi siia peale. Kas siin on mingisugused need tikud? Siin sees on traat. Aga kuidas ma siis peaksin seda asja sööma? Kõik peaks ju söödav olema. Torditegijad lähevad kahte leeri. Ühed ütlevad, et tordi peal sees ei tohi olla mitte midagi sellist, mis ei kõlba süüa. Minu tortide lisavidinad ei ole söömiseks. Viimaseks lihviks meie uhkel tordil on mõistagi suhkrumassist brändi logo, mis tundub nii õrnake, et võtab käe värisema. Nii katki. Nii katki ei lähe. Ma ei tea, ta tundub siuke. Ja nüüd ta läheb siis siia peale. Appikene, ta kukub. Vajuta ääred natukene alla. Ja, just. Ja kas ta nüüd jääb täitsa kinni siia? Ja, nüüd ei juhtu taga enam midagi seal. Nii. Praeguses majandusolukorras ostetakse kõike vähem. Vähem autosid, vähem õlut, vähem šokolaadi. Kuidas on lood tortidega? Laste sünnipäevade puhul nagu tagasi ikkagi ei hoita. Siis läheb täie rauaga. Ja ka ütleme, et täiskasvanutele tehtavaid torte on vähem. Et siis kas teevad ise või siis lepitakse poe omadega. Kui kotikujulist kooki teha ei riski, siis vabariigi aastapäevaks võib torti teha näiteks meie klassikaga, hapukoorega. Diana jagab meile selleks oma nippi. Vahukoor läheb vahtu ja hapukoor läheb väga hästi vahtu. Hapukoor läheb imeliselt vahtu. Aga kas kondiitri äris on kerge ära elada? See oleneb ju kõik tegelikult tegijast endast, et kas sa teed seda nii-öelda täiskohana või sa teed seda töö kõrvalt. Ja lihtsalt sellepärast, et see on tore, ütleme niimoodi, et saab ära elada. Uhke firma kotiga saab kohe kolleegide ette uhkustama minna. Ja muidugi saan lõigata selle kotiga kohale saabuvate maiasmukkade rõõmuks lahti. Ega tordi sisu peenest brändi nimest kuidagi maha ei jää ja kihte on sellel oi kui palju. Väga hea. Väga hea. Mida kõike veel võiks tordiks teha? Vabariigi sünnipäevani on jäänud vaid nädal ja loodame, et selline tavapäratu torditegu pani mõtted käima. Kes pidulaual ise eksperimenteerida julge, saab otsida üles meie väikese Eesti tublid tegijad.